Tere õhtust kõigile! Olen Veljo, kes mind ei tunne, 44-aastane ja olen kristlane olnud 27 aastat. Sain päästetud, tulin Jeesuse juurde, kui olin 16-aastane ja sellest ajast olen käinud koos temaga. Aga tervendamine, esimene kokkupuude, et Jumal võib tervendada väga konkreetselt palve peale, oli siis, kui ma õppisin teoloogiat Tartu usuteaduslikus seminaris, olin esimesel kursusel ja ma külastasin oma uskliku vanatädi. Ja vanatädi ütles, et mul on siin põlves vesi, et põlv on kuidagi pehme ja valulik ja vesi on põlves ja pean varsti minema arstile, et see vesi sealt välja võetaks ja et kas sa ei palvetaks mu põlve pärast. Muidugi ma olin piiblist lugenud, et Jeesus tervendas ja apostlid tervendasid Jeesuse nimel ja et sellised imed on võimalikud. Ma teadsin seda, aga ma ei olnud kunagi isiklikult praktiseerinud. Ja ma tundsin sellist ebamugavustunnet, et esiteks ma ei tea, kas mul üldse on usku, et Jumal võiks mu vanatädi põlve terveks teha. Ja teine asi oli see, et ma tundsin ebamugavust, sest et ma mõtlesin, et naiste rahvas, et kuidas ma tema pärast palvetan. Ja et kuidas ma palun. Ja siis vanatädi ütles, et pane käsi siia põlve peale. Ma ütlesin, okei. Siis ma panin oma käe siis vanatädi haige põlve peale. Õnneks tal olid sukad jalas. Paksud sukad, mida vanemad prouad kannavad või midagi retuusilaadset. Aga panin oma käe siis ka sinna põlve peale ja ma ei mäleta, kuidas ma seda palusin, aga väga lühidalt, sest kuidagi, et Jeesus, et kui sa võid, et tee see põlv terveks ja aamen. Ja siis läks mööda, ma ei mäleta, kas nädal või 2, igal juhul mitte väga palju aega ei läinud mööda ja lähen järgmine kord vanatädile siis külla. Ja vanatädi ütleb, et tead, et ma läksin linna ja mu jalg oli täiesti terve. Et mu jalg oli täiesti terve ja arst kontrollis ja seal ei olnud mitte midagi. Et tehti pilt ja vesi oli sealt põlvest ära võetud. Aamen, aamen, aamen. Ja Nicky Campbell siin selles Alfa raamatus toob näite selle tervendamisloengu alguses väga hea näite, et nad Inglismaal, seal on ka väga palju välismaalasi elab ja üks jaapanlanna tuli nende kogudusse ja nad palvetasid koos oma abikaasa Pipaga. Seal, ma ei tea, kas see oli jumalateenistusel või pärast jumalateenistust, aga sellel jaapanlannal oli seljavalu, selg valutas ja midagi oli tal selgrooga mingi probleem ja ta tuli eest palvele, et tema selja pärast palvetataks. Ja Nicky Campbell ütleb, et nad palvetasid koos abikaasaga, aga siis, kuna see naine käis ikkagi hiljem ka nende koguduses edasi, ta julgenud minna selle naise juurde küsima, et no kuule, kuidas su seljaga nüüd on, et kas Jumal tegi terveks või teinud terveks, sest ta nagu oli natukene kartlik või kartuses, et äkki ta ei saanud terveks või mida ma oskan talle ütelda või ta kuidagi häbenes seda, aga siis juhtus niimoodi, et seal samas kvartalis, kus nende kirik on, nad said kokku niimoodi, et ta jalutas mööda tänavat ja see naine tuli nurga tagant. Siis ta mõtles, et okei, nüüd ma ei saa enam kõrvale minna. Ma pean ikkagi otse küsima selle ebamugava küsimuse, mida ma tegelikult ikkagi peaks küsima. Ja siis ütles, et hai, tere. Aga siis jutu sees, et aga kuidas su seljaga lood on? Ja siis see jaapanlanna ütleb, et see sai kohe terveks, et pärast seda, kui te olite palvetanud, et ma käisin arstil ja mu selg on täiesti terve praegu. Et see tõestab seda, et meil endal on sageli väga vähe usku sellesse, et Jumal võib tervendada ja see on inimlik, aga piibel lubab seda. Ja me lähmegi selle juurde, olles nüüd need paar näidet toonud algusesse sissejuhatusse, et tervendamine on täiesti piibellik. On teoloogia ja kristlasest pastoreid tänapäeval ka erinevaid kirikuid, mis õpetavad seda ja ütlevad, et imed olid võimalikud ainult apostlite ajal. Imed olid võimalikud ainult apostlite ajal. Ma ei tea, kui paljud on kokku puutunud katoliku kirikuga,
aga katolikus kirikus on ka selline nähtus, et palvetatakse kas pühakute poole või on selliseid imejuhtumeid, neid on dokumenteeritud, et inimesed saavad terveks. Sama on ka õigeusu kirikus. Ma mäletan, kui ma olin Võrus kaplan, siis Võru kohaliku õigeusu kiriku preester käisime sõduritega külastamas seda kirikut, tegime ekskursiooni ja siis see preester näitas palverätikut. Ma ei mäleta isegi, kus kohas see täpselt seal kirikus asetses, aga et on nagu palverätik. Nimelt Uues Testamendis on toodud näide, et apostel Pauluse keha peale, Paulus oli siis Jeesuse järgija ja Jumala sõna kuulutaja, tema ihu peale pandi higirätikuid või siis, ma ei tea, kas siis taskurätikud, higirätikud ja siis need viidi haigete peale. Võeti Pauluse keha pealt ja viidi haigete peale ja haiged said terveks. Ja ka õigeusu kirik praktiseerib seda siis nagu palverätikuna, et tuuakse rätik kas preestri või pastori kätte, palvetatakse selle üle ja siis see viiakse haige peale, haige ihu peale või haige koha peale ja saab terveks. Ja ma mäletan seda, et me olime sõduritega seal, vaatasime seda palverätikut ja see preester ütles, et absoluutselt kõik haiged, kelle peale see viiakse ja on palvetatud, absoluutselt kõik haiged on saanud terveks. Ütles, et see on minu praktika. Ja see oli nagu väga julgustav. Aga kahjuks on selliseid usuliikumisi ka kristluse sees, kes usuvad seda, et need imetervenemised jäid ainult Jeesuse aega. Et siis, kui Jeesus maa peal elas, kui jüngrid käisid, et siis toimis, aga pärast enam ei toiminud. Et täna me tahame tegelikult näidata, et see ei vasta tõele. Et see ei vasta tõele, et see tervendamine on piiblis olemas. Teises Moosese raamatus 15. peatükis Vanas Testamendis ja 26. salmis on öeldud, et mina, Jehova, olen sinu ravija. Mina, Jehova, olen sinu tervendaja. Aga seal on ees ka üks selline tingimus. Seal on öeldud, et kui sa täidad kõiki minu käske, pead hoolsalt minu seadlusi, neid tähele pannes ja kuuled minu sõna, siis ma ei pane sinu peale mitte ühtegi nendest tõbedest, mille ma panin egiptlaste peale. Et kui sa armastad Jumalat, kui sa armastad mind, kui sa kuulad mu häält, kui sa teed minu seaduste mööda, siis ma ei pane sinu peale mitte ühtegi nendest tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale. Egiptlased olid mädapaised, vastikud haigused, mis Jumal lasi selle rahva peale tulla, see oli nagu nuhtlus, see oli nagu needus. Aga seal on tõotus, et kui sina kuulad mu häält, sina armastad mind, siis sinu peale need haigused ei tule ja siis Jumala sõna ütleb, läheb edasi, et mina, Jehova, olen sinu ravija. Piibli kirjakohtadega on ka nii, et on üks oht, et me toome need kirjakohad, aga kirjakoha ees ja kirjakoha järel on mingi väga pikk lugu. Ja selles mõttes alati tasub lugeda tervet piiblit, et mõista ka konteksti, sest väga lihtne on võtta mingi salm kuskilt välja ja siis öelda, et vaat see on nii. Aga mina soovitan, me oleme juba piiblist rääkinud, et lugege kindlasti piiblit ja kui te neid kirjakohti märgite, siis vaadake alati ka, mis eelneb sellele kirjakohale ja mis järgneb, et mõista ka seda tausta. Et need kirjakohad ei ole lihtsalt, me ei loobi nende kirjakohtadega, et üks kirjakoht sealt, võtke ja Uues Testamendis on räägitud, et Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad ja õpetades nende sünagoogides, jutlustades evangeeliumi Jumala kuningriigist ja parandades kõike haigust ja kõike nõtrusi. Sünagoogid olid siis juutide kokkusaamiskohad, ütleme, juudi elu keskus ongi sünagoog, kus toimub õppetöö, kus toimub palve, kus toimub ka pidu, kus toimub ümberlõikamine, kõik perekondlikud sündmused, kogukonna sündmused juudi kogukonnas on seotud suuremal, vähemal määral sünagoogiga. Ja siis Jeesuse eelsel ajal, Paabeli vangipõlve järgsel ajal, kui juudid pöördusid tagasi, tekkis sünagoogi kultuur. Ja see sünagoog, see sõna tegelikult tuleb kreeka keelest, see tähendab synagoo, kokku juhtima, tähendab kokkutuleku koht. Ja väga palju imesid evangeeliumis me loeme, et Jeesus teeb täpselt seal samas sünagoogis, Kapernauma sünagoogis, Kaanas,
igal pool, kus ta ringi liikus, ta käis sünagoogis, ka Naatsaretis. Ja seal olid koos usklikud inimesed, juudid, kes tundsid pühakirja ja Jeesus tegi näiteks sünagoogis sabati ajal terveks küüraka naise. Seal oli üks küürakas naine, kes ei saanud ennast sirgeks ajada. Ja Jeesus tegi ta terveks. See naine ajas ennast sirgu. Ta ei olnud saanud aastaid normaalselt käia ega liikuda. Tal oli mingisugune väga raske liigeste haigus. Ja Jeesus tegi seda halastuse pärast. Sest Jumal on halastaja, Jumal on armuline. Piiblis on juttu pidalitõbisest Naamanist. Ka siin Alfa raamatus on Nicky Campbell selle näite toonud. Et mees, kes oli pidalitõbine ja pidalitõbi oli tolla aja üks raskemaid ja vastikumaid haigusi. Sellel ei olnud tegelikult ravi. Oli ainult üks võimalus ja see võimalus oli see, et sind eraldati ülejäänud ühiskonnast. Sind eraldati ülejäänud ühiskonnast. Ja pidalitõbistel oli kohustus hüüda, karjuda kõikidele inimestele, kes neile vastu tulevad. Pidalitõbi, pidalitõbi, pidalitõbi. Ja juudi käsuseaduse järgi, Toora järgi ei tohtinud pidalitõbisele läheneda lähemale kui 50 meetrit. Sest seda peeti väga ohtlikuks, väga nakkavaks. Ja sealt tuleb see, et ma olen nagu pidalitõbine või see väljend ka eesti keelde on tulnud, et pidalitõbine on nagu keegi, kes eraldatakse ülejäänud inimestest, et nad ei nakkaks teisi. Ja Süüria kuninga väepealik Naaman oli pidalitõves. Aga nende selles õukonnas, kuninga õukonnas ja selle väepealiku majas elas üks teenija tüdruk. Üks väike teenija tüdruk, kes oli toodud kaasa sõjakäigult orjana. Sõjavangina võeti sõjavange, võeti orjasid ja siis see tüdruk oli ka võetud nagu röövitud sõjavangina kaasa Iisraeli maalt. Ja see väike tüdruk teadis, et Iisraeli maal on üks prohvet, üks Jumala mees, kes võib teha terveks. Sest Naaman oli igal pool arstide juures käinud, raha kulutanud, abi polnud saanud, oli väga hädas. Ja siis ta läks oma kuninga juurde. Süüria ja Iisrael on muideks verivaenlased, vaenulikud riigid. Ja läks kuninga juurde, et ma kuulsin, et Iisraelis on keegi tervendaja prohvet. Ja siis kuningas ütles, et ma saadan sind sinna Iisraeli maale ja andis talle suured rahad kaasa ja varandused kaasa. Ja siis ta läkski kõigepealt Iisraeli kuninga juurde, aga kuningas ütles, et mina sind küll terveks ei saa teha. Ja siis ta hakkas tagasi pöörduma, aga siis talle saadeti sõnum, et see prohvet on siin. Ja siis ta läks selle prohvet Elisa juurde ja Elisa ei tulnud toast välja. Ja see oli juba väga solvav. Sa oled suur kindral, väepealik ja lähed oma tõllaga ja oma saatjaskonnaga ja prohvet ei tulegi toast välja, et sulle tere öelda. Ja Elisa saatis talle ainult sõna. Ja saatis talle sõna, et mine Jordani jõe äärde ja kasta ennast 7 korda sinna jõkke sisse. Ja ta läheb. Alguses ta mõtleb, et mul on kodukohas Süürias Abana ja Parkpar ja palju paremad jõed on, et mis Jordan. Aga õnneks ta sõjasulased ütlevad, et kuule, et oleks ta midagi suurt palunud sult. Nii väike asi. Proovi järgi, et ta alandub ja lähebki sinna Jordani jõe äärde ja kastab ennast 7 korda sisse, läheb 1 korra sisse. Seda võis olla väga naljakas vaadata. Kastab ennast sisse, tuleb välja, midagi ei juhtu, läheb kaldale, siis läheb 2 korda sisse, kastab ennast siin. Ikka midagi ei juhtu, vaatab, kõik on samasugune, nahk mädaneb, kõik paiseid täis. Siis käib niimoodi ja siis, kui on 7. kord, 7 on piiblist täiusarv. Ka täiusliku alandlikkuse arv. Täiuslik alandlikkus. Ja tuleb sealt Jordani jõest välja ja siis mida piibel ütleb, et ta nahk muutus väikese poisi, väikese lapse. Oled sa puudutanud väikese lapse nahka? Mul on väike poeg Luukas kodus, ta on aasta 7 kuune. Kui pehme nahk. Ma kadestan ta, mõtlesin, et oleks minul ka nii pehme nahk nagu Luukasel. ja sellise ime tegi Jumal. Ja need on need piibli näited. Kiriku ajaloos on väga palju näiteid.
Sellest kirikuisa Origenes 2. sajandi kirikuisa kirjeldab oma päevaraamatus. Juba tol ajal inimesed kirjutasid päevaraamatuid ja ta märgib üles, et nad ajavad välja kurja vaime, tervendavad mitmel viisil, näevad sündmusi ette. Ta räägib kristlastest, tolle aja kristlastest. Ja siis ta ütleb, et Jeesuse nimi võib ära võtta haigused. Ja Hippo Augustinus, kes on võib-olla kiriku isadest kõige tuntum 4. sajandist, kes elas Aafrikas, ütleb, et veel praegugi tehakse imesid Kristuse nimel. Veel praegugi tehakse imesid Kristuse nimel. Mul on veel 5 minutit ja ma tahaks rääkida nendest imedest selle aja jooksul, mis on toimunud siin, Oleviste kirikus, ka siin Maarja kabelis. Liide võib mind parandada, kummal pool oli karkude hunnik? Siin, jah. Siin oli selline suur karkude hunnik, inimesed, kes tulid Venemaalt, Ukrainast, Siberist, väga kaugetest kohtadest. Mis on see Venemaa kõige kaugem koht vastu sinna Irkutsk ja Sahalin? Vladivostok. Vladivostokist tulid inimesed ja Vladivostokis sa sõidad siia rongiga 2 nädalat. 2 nädalat. Sest miks ma võin seda öelda, on see, et minu abikaasa isa, minu ämm ja minu äi, nad tegid oma pulmareisi Vladivostoki. Nii et 4 nädalat, 2 nädalat sõitsid sinna ja 2 tagasi. Aga inimesed tulid, ööbisid Balti jaamas. Nõukogude ajal sai veel seal Balti jaamas, Vaksal oli ööpäev läbi lahti, ööbisid seal põranda peal. Ootasid, et Oleviste kirik uks tehtaks lahti, et siin algavad tervenduskoosolekud. Et see oli Efata ärkamine, see algas väga väikselt peale ja üks initsiaatoreid oli tollane üks Oleviste koguduse karjaseid, Oskar Olvik. Ja kuna nõukogude propaganda oli väga usuvastane ja noori ei lubatud kirikusse, siis ta mõtles, et kuidas võita noori Kristusele ja siis ta sai sellise mõtte Jumalalt, et hakata tegema ansambli õhtuid, kuna muusikatöö oli ikkagi lubatud. Muusikat võis teha ja ansamblid ja koorid võisid tegutseda ja siis ta hakkas neid tegema. Ma ei mäleta, kas see oli 60. lõpp, 70. algus, et see läks niimoodi tasapisi, et see ärkamine ei alanud niimoodi suure pauguga ega suure plahvatusega, aga hakkasid toimima need ansambli õhtud. Ja siis seal ansambli õhtutel palvetati, harjutati laule või lauldi, aga seal toimusid ka ettekanded. Ja mõnikord need ettekanded olid väga sellised eriskummalised, näiteks ufodest või noh, nii. Aga hakati koos käima, palvetama ja inimestel kasvas janu Jumala järgi. Rohkem kogeda Jumalat. Hakati käima koos palves kodus. Pastor Rein Uuemõis, kes siiamaani on meie Oleviste koguduse karjane pastor, tema kodus palvetati öö läbi ja siis hommikul mindi tööle. Ja pastor Rein igatses saada täidetud püha vaimuga, ta 3 aastat palvetas, et Jumal täida mind püha vaimuga. Ja Jumal täitis teda püha vaimuga. Nii et ta ise ei mõistnudki, aga inimesed, kes tema kõrval olid, tundsid, et Rein, sul on püha vaim. Ja nii suur igatsus oli selle järgi. Ja Ameerika pastor Tom Kreuter on kirjutanud nendest Efata ärkamise aegsetest imedest. Oldi alguses käärkambris, siis see väikseks. Noori tuli nii palju. Siis tuldi siia, siis jäi see ruum väikseks. Ja siis lõpuks mindi juba suurde kirikusaali, laupäeviti, siis juba lõuna ajal oli kiriku ukse taga pikk järjekord. Miilits käis vaatamas, kontrollimas, et miks kiriku ukse taga nii suur järjekord. Sest sõnum läks laiali üle kogu Nõukogude Liidu, et Tallinnas on ärkamine. Tallinnas on ärkamine, nii suur vaimulik nälg oli. Ja inimesed, kes palvetasid, ma ei mäleta, kas olid Ukrainas või kuskil kaugel Venemaal, palve koosoleku ajal, Jumala vaim ütles neile, et Tallinn. Nad ei teadnud üldse, mis koht see Tallinn on, Tallinn. Puruvenelased. Siis võtsid maailmakaardi ja hakkasid uurima, et kus kohas see Tallinn asub. Siis leidsid üles, et siin on Tallinn. Ja siis said aru, et nad peavad siia tulema. Ja siin toimusid imed.
tuletõrje, Nõukogude tuletõrje ütles, et koristage need kargud ära. Inimesed, kes tulid, said terveks, jätsid kargud siia, ütlesid, et see on tuleohtlik materjal, tuleb ära koristada. Aga õnneks tehti pilte. Ja siin Tom Kreuteri raamatu lõpus on Edgar Kuusk, kes oli kauaaegne Oleviste koguduse liige ja oma ametilt oli ta keskkütteprojekti insener. Tema osales 70. aastatel kogu südamega Oleviste kirikus peetud äratuskoosolekutel, kus toimus palju imesid ja imetervenemisi. Ta tegi kohapeal toonase tehnikaga helilindistusi, salvestusi ja märkmeid, mis on saanud unikaalseks allikmaterjaliks selle raamatu koostamisel. Algjärgnevalt on toodud Edgar Kuuse kirjalikud ülestähendused aastatest 1978-1979. Kas siin on mõni, kes on sündinud nendel aastatel? Mina sündisin 1974. Liidi oli siis sel ajal siin. Tema on pealtnägija. Ta nägi paljusid neid sündmusi. Ja ma loen siit valikuliselt mõned, kuigi aeg on täis, aga ma usun, et te lubate üks 2-3 minutit. See on lihtsalt väärt seda, et ette lugeda. Et ma tahan lihtsalt Jumalale tuua au. 7. oktoober, hakkame 9. september 1978. Keegi medtõde Venemaalt Leningradi linnast tunnistab. Tulin just sellepärast, et teile tunnistada, mida Jumal on mulle teie palve läbi teinud. Mul oli kaelavähk, mis oli haaranud juba kogu kurgu osa ja suust imitses pidevalt verd. 4 kuud tagasi käisin Olevistes, kus vennad minu eest palvetasid, pannes käed minu peale. Ma tänan Jumalat, et sellest hetkest toimus minuga muutus. Vähirakud hakkasid kaduma ja nagu näete ja võite veenduda, olen täiesti terve. Tänu olgu Jeesusele Kristusele, tema vere läbi olen saanud tervise. Meditsiiniõde tõi selle tunnistuse. Umbes 50-aastane naine Venemaalt tunnistas, et 3-4 kuud tagasi oli ta olnud nii haigusi täis, et ei suutnud isegi omal jõul käia. Ta oli tulnud teiste abiga Olevistesse eespalvele ning paranes kõigist oma vigadest. Ka tema 11-aastane poeg, kes oli kodus raskesti haige, paranes samal ajal. Naise tunnistuses oli niivõrd tugev Jumala vägi, et üks naisterahvas Tallinnast, kes tema lähedal istus ja kes järgmisel nädalal tõsise sisemise haiguse pärast operatsioonile pidi minema, tundis, kuidas Jumala vägi teda samal hetkel läbistas. Ta tunnistas, ma tundsin, et Jumala vägi käis minust läbi, nii kui tugev sireeni heli. Tunnen, et olen oma veast täielikult vabanenud. 7. oktoober 1978. Pime naine Kamen Podolskist Venemaalt tuli eestpalvele. Ta silmad eraldasid tugeva valguse puhul ainult väga ähmaseid kontuure. Päikese poole vaadates nägi ta ainult helendavat udukogu. Palve tagajärjel hakkasid silmad nägema. Naine tunnistas, et näeb täiesti selgelt. Tänu Jumalale. Halleluuja. Olevistes oli tulnud üks õde Venemaalt, kelle randmel oli umbes 1 sentimeetri kõrgune kasvaja. Teda oli opereeritud, kuid tagajärjetult. Kasvaja tunnistati halvaloomuliseks. Käsi kartis külma ning oli kinni mähitud, villane sokk peale tõmmatud. Vennad palvetasid selle naise pärast, pannes käed haigele kohale. Järgmisel päeval oli kasvaja täielikult kadunud. Halleluuja. Siin on nii palju neid ja 25. november, kuna täna on 26. november, siis selle näitega sobib hästi lõpetada. 25. november 1978, 40 aastat tagasi. Siin Oleviste kirikus. Venemaalt saadeti tänusoov. Käisin 2 nädalat tagasi Olevistes. Olin siis jalust vigane ja käisin karkudega. Minu pärast palvetati ja Jumal parandaski mind. Nüüd olen terve. Nüüd olen nii terve, et töötan juba müürsepana. Halleluuja. Tänu Jeesus. Hankige omal see raamat. Lugege see läbi. Hankige piibel.
Raamatu nimi on Suur vaimulik ärkamine Nõukogude Liidus ja autor on Tom Kreuter. See tiraaž sai tehtud üsna piiratud, aga otsige seda, otsige ja hankige omal see raamat. Meie raamatuletis on ja muidugi saab laenutada, ma unustasin ütlema, et Oleviste koguduses on ka raamatukogu ja see raamatukogu asub Antoniuse kabelis. Pühapäeviti on see avatud. Et Oleviste raamatukogust te saate ka omale laenutada vaimulikku kirjandust, nii et ma julgustan seda tegema ja mul tuli südamesse see, et võib-olla on täna siin keegi, kes ei ole veel päästetud. Et ennem kui Saamel tuleb siia rääkima, et me palvetaks selle pärast. Et võib-olla Jumal kutsub sind täna, et ma tahan anda oma elu Jeesusele. Et võiks selle pärast palvetada. Mul tuli ennem see südamesse. Et võib-olla on täna õhtul siin keegi, kes ei ole teinud veel oma otsust, et Jeesust Kristust järgida kui oma päästet. Et siis täna õhtul sa võid seda teha. Sa võid käega märku anda, et ma tahan anda. Jaa, seal on. Ma nägin seda kätt. Kui on veel mõni, kes ütleb, et ma tahaks täna teha oma otsuse Jeesust järgida, siis sa võid seda teha. Isa, me täname sind, et sa oled praegu siin oma püha vaimu läbi ja sa päästad, sa vabastad ja sa võtad meid oma lapseks. Ja sa võid paluda väga lühidalt praegu, võib-olla isegi kui sa ei julgenud kätt tõsta, aga sa võid oma südames praegu paluda, et Jeesus, anna mulle mu patud andeks. Jeesus, võta mind vastu oma lapseks. Jeesus, tee mind uueks. Tee mind selliseks, nagu sina mind näha tahad. Aitäh sulle, Jeesus, et sa oled kuulnud mu palvet. Ma tänan sind, et sa oled mulle pakkunud andestust, igavest elu, rõõmu ja rahu. Jeesuse nimel, aamen. Aamen. Aitäh kuulamast ja Saamel, ole hea. Jätka siit. Aitäh. Tere kõigile, on Samuel ja on Oleviste koguduse liige, on 23-aastane. Mulle meeldib Jeesus, mulle meeldib püha vaim. Püha vaim on mu parim sõber ja püha vaim on siin ja ma tahan täna tutvustada teile ka püha vaimu, et ma kogen, et täna on eriline õhtu, täna on sinu päev. Täna on see päev, kui sa võid saada terveks, täna on see päev, kui sa võid saada vabaks. Täna on see päev, kui sa võid võtta Jeesuse vastu, kui sa võid anda oma elu Jumalale. Ja täna on see päev. Et ärge lükake homse peale. Ma olen hästi palju homse peale lükanud. Ja tahaks alustada lihtsalt palvega alguses lihtsalt kallis püha vaim. Tule püha vaim. Sa oled siia tere tulnud. Tule austa Jeesuse nime. Palun su vägi langeks, su võidmine, su võimas liigiolu, kogetav, ilmutatud liigiolu, auhilgus, et igaüks kogeks sind, kogeks seda rõõmu, rahu, armastust, seda, mis võid ainult sina, Isa, anda Jeesuse nimel. Isa, ma tänan, et täna toimuvad tunnustähed, imeteod, terenemised, et Jeesuse nimi saaks austatud, Jumal. Halleluuja, tänu Jeesus, tänu Jeesus, tänu Jeesus su liigiolu eest. Halleluuja, ma tänan, et sa avad taevad lihtsalt ja kallad välja oma vaimust, valad välja oma vaimust. Tänu Jeesus, tänu sulle Jeesus. Halleluuja. Amen. Terendamine tänapäeval. Halleluuja. See on üks mu lemmikteemadest. Halleluuja. Ma räägin ise lühidalt alguses enda terenemisest. Ma teen suure loo lühikseks, sest aega on vähe ja mul olid suured peavalud. Mul olid need peaaegu iga päev või üle päeva. Ja ma käisin arstide juures. Arstid ütlesid, et kõik on hästi. Käisin kõik uuringud läbi. Ütlesid, et kõik on hästi. Pole midagi leitud. Võta valuvaigisteid. Ma võtsin valuvaigisteid rohkem kui võis. Ja minu eest paletati. Ma olen ise kristlikust perest. Kirikus paletati, kodus paletati, tänaval paletati. Ma mõtlesin, mis asjad, miks mu eest nii palju paletud, miks Jeesus ei tee mind terveks. Ma olin natuke pettunud ja solvunud ja võib-olla kibestunud ja üks päev märkan, pea ei valuta enam. Nädal aega, 2 nädalat ja siiamaani
mu pea terve. Mul olid nii suured peavalud, ma ei suutnud seda välja kannatada. Ja Jeesus tegi mind terveks, sest et Jeesus suri kõigi meie pattudest, kõigi haigustest, kõigi needustest. Jeesus sai haiguseks, Jeesus sai patuks, Jeesus sai neetud meie eest, et me oleksime õnnistatud, et me saaksime päästetud, me oleks igan elu taevas, et me oleksime terved, et me oleksime vabad orjusest, patuorjusest. Ja Jeesus on täna siin, Püha Vaim on siin ja minu usk täna kasvas, kui ma kuulsin neid tunnistusi. Ma olen neid varem kuulnud juba, aga iga kord, kui ma kuulen, siis mõtlen, vau, kui suur on Jumal, mis asi on Jumala jaoks vähk, mis asi on Jumala jaoks mingi inimene, kes on ratastoolis või karkudega. Tema jaoks ei maksa see mitte midagi. Ta juba maksis oma poja hinnaga, see oli väga suur hind, ta andis kõik, mis tal oli. Ta andis oma ainusündinud poja risti peale, et me saaksime terveks, et me saaksime igavese elu taevasse. Ja ma usun, et täna Jumal tahab tervendada sind, et ma usun, et sinu usk on täna ka kasvanud, et kui sa kuulsid neid tunnistusi, kuidas piiblis inimesed said terveks, kuidas siin Olevistes said inimesed terveks 40, 30, 50 aastat tagasi. Ja ma võin anda tunnistust, et mu vanema, ta sünnitas 5.4. lapse ja peale sünnitust tal oli insult peas ja ta ei halvatuks. 3 või 4 nädalat ta oli voodis. Mu vanaisa oli baptist, ta ei uskunud imesid, ta ei uskunud terenemise. Ta oli Kalju koguduses käis ja ta oli ka diakon, ta teenis koguduses, aga ta ei olnud näinud imesid, ei olnud, ta võib-olla nägi, aga ma ei tea, ta ei uskunud. Ja vanaema ütles, et mine Olevistesse, seal on ärkamine. Ja see oli umbes 30-40 aastat tagasi. Ja vanaisa läks, muud jäänud üle, kui sul naine on voodis 3-4 nädalat, siis sa teed ükskõik mida, et su naine saaks terveks. Ja tuli siia, siin olid suksed järjekorrad, mul tädi käis siin, ta rääkis, kuidas need järjekorrad siit kuni selle suure ukseni, kus see kõige suurem uks, kus pulma tullakse sisse. 40 aastat tagasi oli siin see. Ja järjekord oli kuni õueni, kujutage ette, mitu sada inimest siin oli järjekorras. Ja inimesed tulid, et saada terveks, sest et Jeesus on eile, täna, igavesti sama. Ja kui Jeesus tegi 30-40 aastat, 50 aastat tagasi inimesed siin, 2000 aastat tagasi tegi inimese terveks, sest see teeb ka tänapäev. Teeb praegu, täna, hetkel. Täna on sinu päev, täna on päästepäev, täna on see päev, kui sa saad terveks. Täna on see päev, kui sa saad muudetud. Ja ma räägin edasi, et mu vanaisa tuli siia, tootas suure järjekorra ja siis Rein Uuemõis, ta on praegu koguduse pastor, ta on 27-aastane, ta just sai 87-aastaseks. Ja ta isegi ei paletanud, ütles, mine koju, su naine on terve. Ta ütles meelevalaga. Ja mu vanaisa läks koju, ta oli hästi pettunud, et isegi ei paletatud. Öeldi, mine koju, su naine on terve. Ta mõtles, et ta lihtsalt asjata raiskas aega. Ja kui ta tuli koju, siis vanaema küsis, et mis toimub? Ja ta ütles, et isegi ei palvetatud, hästi pahane oli. Ma ei oska öelda, kui pahane ta oli, aga hästi pahane. Ja ütles, et isegi ei palvetatud, öeldi, mine koju, su naine on terve. Ja siis, kui ta ütles need sõnad, siis vanaema tõusis püsti ja ütles tänu Jeesus, et ta hakkas kõike koduseid töid tegema, sest et lapsed olid väiksed, mu ema oli väike ja koduseid töid ei tehtud ja 3-4 nädalat ta vedeles voodis, ta oli halvatud ja Jeesus tegi ta terveks. Sest Jeesus on eile, täna, igavesti sama, Jeesus teeb ka tänapäeval terveks ja täna on see päev, kus sa võid saada terveks. Ja ma usun, et Jeesus on siin ja ta tahab, Jeesus tahab rohkem, et sina oleksid terve, kui sa ise võib-olla. Ja sa võib-olla tulid siia, võib-olla sul ei ole usku. Siis palu lihtsalt Jeesus, anna mulle usku ja aita mind mu uskumatuses. Et Piiblis oli ka, kus üks mees ütles, et Jeesus aita mind mu uskumatuses ja ta sai terveks või ta tütar sai terveks. Ja lähme teema kohale edasi, et ma võiksin jääda neid tunnistusi rääkima lihtsalt, sest et Jumal on suur Jumal ja Jumal ei ole väike Jumal, ta on suur. Ta on kõikvääline ja nagu me lugesime, et Vanas Testament on Jehova tervendaja. Et on see üldse Jumala tahe, et inimene saaks terveks? Muidugi on. Miks siis Jeesus risti peal läks? Miks Jeesus peksti? Jesaja 53 peatükk ütleb, et Jeesuse värmete läbi me oleme juba saanud terveks. Ta ei tee sind terveks. Ta juba tegi sind. Ehk siis 2000 aastat tagasi see juba kõik toimus. Vaimses maailmas juba kõik toimus. Ja ta ütles, mis viimased sõnad on, mis Jeesus ütles risti peal, kes mäletab? See on lõpetatud.
Ta ütles selle iga olukorra kohta, mis su elus on praegu, su haiguse eest, see on lõpetatud, sest Jeesus võttis kõik enda peale. Ja Jeesus on siin täna, ta tahab sind terveks teha. Kas sa, võib-olla sul ei ole usku, aga teate, et ma olen tähele pannud, et paljud inimesed, ma olen paletanud, on inimesi, kes usuvad, on inimesi, kes ei usu, erinevate inimeste kokku puutunud. Aga oli üks juhus, kus ma paletasin ühe inimese eest, tal oli jalg lühem. Ja ma küsin, kas usud, et su jalg kohe kasvab välja, kui ma paletan sellest? Tal oli vasak või varem jalg oli 2 või 3 või rohkem sentimeetrit lühem. Ta ütles, et ma ei usu. Aga ma ütlesin, et aga teeme proovi, et sul pole midagi kaotada. Ta ütles, davai. Ma paletasin, ta istus maha, võrdasin jalgu ja oli silmnähtavalt näha, et ümberringi olid ka inimesed. Ja ma paletasin Jeesuse nimel, paletasin, et vaadake jalg kasva. Ja see jalg kasvas välja. Aga see inimene ei uskunud. Et me võime näha nii siukseid tunnistusi kui siukseid tunnistusi, kellel oli usku ja kellel ei ole usku. Et Jumal teeb nii, kuidas tema tahab ja Jumal isegi halastab ja tervendab ka seda inimest, kes võib-olla ei usu, kes võib-olla mõtleb, et see on võimatu. Minu haigus on nii suur. Jeesus on eeskuju, et kui ta käis maa peal, siis ta oli ka sünagogides, ta oli koguduses, aga põhiline, kus ta oli ta tänavatel. Ja miks Jeesus tuli? Ta tuli purustama saatana plaani, saatana tegusid. Mis on saatana teod? Needused, haigused, patt. See on tema relvad. Ja tuli purustama neid. Ja kui ta käis, siis ta paletas haigete eest, ta kuulutas Jumala riigist. Ta rääkis, et parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal. Ja ta ei rääkinud Jumala riigist, vaid ta näitas, ta demonstreeris Jumala riiki. Ja Jumala riik on see, kui inimesed saad vabaks sõltuvustest, kui inimesed saad terveks, kui inimesed saad päästetud, inimesed saad muudetud. See ongi Jumala riik, sest Jumala riigis taevas ei ole ühtegi haigust, ei ole ühtegi needust, ei ole pattu, sest see on puhas ja püha paik ja taevad võivad laskuda maa peale. See väike osa, siis kui Jumala ligiolu tuleb, siis see ongi kui taevas, väike osa taevast. Ja kui Jumala ligiolu, Jumala vägi tuleb, siis sa võid lihtsalt olla koosolekul ülistuse ajal ja Jumal võib sind tervendada isegi niimoodi, et keegi paleta sinu eest. Ma olen näinud, mul tuttav sai terveks, lihtsalt ülistasime ja keegi paletanud teist ja kui pärast ta tuleb tunnistama ja mul läks see lihtsalt üle sellest ligiolust, sellest atmosfäärist, sest Jumal oli nii lähedal. Ja Jeesus, kuidas ta tegi? Ta võttis muda, ta määris, ta võttis, ma ei tea, ütles mine kasta ennast 7 korda, ta pani käsi peale, ta kasutas hästi erinevad meetodid, et ta ei teinud ühte moodi kõike. Jah, ta sõitis palavikku, et ta kasutas seda meelevalda, mis isa oli talle andnud. Ja samamoodi on Jumal meile meelevalla andnud, aga me peame isiklikult Jumalalt saama ilmutuse selle kohta, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi, haigete peale panete käed ja nad saavad terveks. Minu nimel, ehk siis Jeesuse nimel annate välja kurja vaime. Ja kui Jeesus ütles seda jüngritele, Matuse 16, 15 kuni 18, 19, 18 ja siis 20. Ja Jeesus kinnitas, Jumal kinnitas oma sõna tunnustähted imetegudega. Eks nad läksid ja rääkisid Jeesusest, läksid Jumala riigist ja nad paletasid inimeste eest, inimesed said terveks, inimesed said vabaks, teemad läksid välja. Ja ma olen näinud paljudest inimestest, kellel on teemonid välja, ma olen ise välja, ma olen näinud, et Jeesuse nimi on võimas, et see on väline, aga vaatame slaide ka. Jaa, mul läks see slaidid sellest. Jumal aita, et Mart saaks terveks. Kuidas haigete eest palletada? Et ei ole siis erilist mingit salatehnikat, et ma ei tea, simsalabim ei ole terve, ei ole mingi. Vaat, sa võid panna käe peale, sa võid öelda sõna, Jeesuse nimel ole terve. Jumal võib anda sulle tunnetuse sõna, ehk siis sa kuuled näiteks, ma ei tea, vähk või süda või mis iganes, et mul on tihti peale, ma kuulen või kogen kehas mingit valu ja Jeesus tahab terveks teha. Ja hästi tihti peale on just südametega või mingi muude asjadega olnud, kus Jumal annab tunnetus sõna ja kohe tuleb kahtlused. Ja et äkki see oli minu, kuulsin midagi valesti, äkki ma mõtlesin välja ja siis ma ei kartnud eksida, ma lihtsalt läksin, astusin usus välja, ma küsisin inimestelt või tulin koguduse ette ja küsisin, et kas kellelgi on mingi haigus, kas kellelgi on see haigus, kas kellelgi on südavalus ja olid inimesed said terveks ja seda tegi Jeesus. Mina olen tavaline inimene,
Samamoodi me kõik, me oleme lihtsalt inimesed. Aga Jeesus on see, kes tervendab, sest et temal on, Jeesuse nimes on vägi. Kui me näiteks kasutaksime, siin on Mart, on ju, ütleme, Mart, saa terveks Peetruse nimel või Pauluse nimel saa terveks, siis ta ei saaks. Aga kui sa ütled, et saa Jeesuse nimel terveks ja kui Jumal on sind võidnud, kui sul on Jumala vägi, siis sul on see täielik meelevald, siis sul on võidne see nimi, kuidas öelda, vaimumaailm tunneb ära, kõik deemonid, kõik nad registreerivad ära, nad vaatavad nimekarja, Peeter, okei, sinu nimi on olemas, kirjutad Jumala võitud ja siis kõik need haigused, kõik need deemonid, nad kuuletuvad, sellepärast et sa oled, kuidas öelda, sinu peal on Jumala vägi ja mitte see, et sina eriline oleks, vaid et lihtsalt see Jumala vägi ja Jeesuse nimi koos, need kuuletuvad, sest et kirjutan, et Jeesuse nime ees nõtkub iga põlv. Halleluuja, tänu Jeesus. Ja kuidas palvetada? Küsi, kust valutab. See tundub umbes sama, nagu inimene tuleb arsti juurde ja siis arst küsib, et milles viga on, kust valutab või mis iganes ja sa äkki lihtsalt tuled, tere, et ma vaatasin, et te lonksid, et kust teil valutab? Varvas, okei. Ja siis lihtsalt tuled, paned käe peale, küsid, kas võib palvetada teie eest, et Jeesus tahab teid terveks teha. Okei, jah. Varvas sa terveks Jeesuse nimel. Amen. Väga lihtne. Lihtsalt Jeesuse nimel sa terveks. Et tihtipeale inimesed teevad nii lihtsalt asju kuidagi väga raskeks ja sa võidki lihtsalt öelda sõna Jeesuse nimel ole terve. Et Jeesuse juurde tuli Jeruusalemmas üks sõjaväepealik ja ta ütles, et mul on mingi lähedane seal, ma ei tea, haige, ma täpselt ei mäleta. Ja ta ütles, et ütle üks sõna ja siis ta paraneb. Aga Jeesus oli nõus juba tulema nagu koha peale. Ta ütles lihtsalt ütle üks sõna, et kui mina ütlen näiteks oma sõdurile, et tule siia või mine sinna või tee seda, siis ta teeb ja läheb. Ja samamoodi, lihtsalt ütle üks sõna ja ta saab terveks. Jeesus ütles, et ma pole nii suurt usku Jeruusalemmas näinudki. Ja Jeesus ütles sõna ja sel tunnil, samal hetkel, see inimene sai terveks. Et me võime näha hästi erinevaid meetode, hästi erinevaid moode, et proovige. Ja kui ma alustasin tänavatel paletama haigete eest, mind puutas, Jumal nagu kõnetas mind läbi selle Markuse 16:15, et minge kõike maailma, kulutage evangeeliumi, aega välja kurre vaime ja tervendage haiged, on ju. Ja siis ma hakkasin proovima, paletasin, mingi 10, 20, 30 inimest, mitte keegi ei saanud terveks. Siis mõtlesin, Jumal, sinu sõna ütleb, haigete peale panete käed, nad saavad terveks. Miks keegi terveks ei saa? Ma olin nii pettunud. Ja teate, ma jätkasin. Jumal andis mulle niisuguse innuks, et ma jätkasin. Ja siis, paletasin mingi põlve eest, põlv sai terveks. Ma ütlesin, tänu Jeesus, et mul hakkas usk kasvama, et Jumal võib tõesti mind kasutada, inimesed saavad terveks. Siis ma jätkasin. Siis inimesed läksid aina rohkem terveks saama. Aga mitte iga kord, kui ma paletasin, ei saanud inimesed terveks. Ja ma ei pettunud sellest siis. Ma sain aru, et vahepeal inimene saab terveks, vahepeal mitte. Et ma ei oska öelda, teil on küsimus, aga miks siis kõik terveks ei saa? Seda ma ei oska öelda seda. Seal ei ole minu arust. Nüüd on lõpp ka. Ja võib-olla tunnistamata patt või solmus, andestamatus, et mul on niimoodi olnud, kui ma panetan inimest eest ja ma tunnetan sõna näiteks, et kellegi on andestamatus, et see on ka üks asi, mis võib olla nagu takistada, et vaimsed mingid nagu takistused. Ja kui see inimene annab andeks, on ju, samamoodi siin raamatus oli, ma lugesin, kus ühel naisel oli andestamatus. Kui ta andis andeks, siis ta sai osaliselt terveks. Ta saatis kirja ja seal ta andis täielikult andeks. Ja nii kui ta selle kirja saatis, ta sai täiesti terveks. Tal oli puus ja mingi asi oli veel igatahes haige ja ta ei saanud tööl käia, tal oli raske kõndida ja ta oli väga vaevatud. Ja nii kui ta andis andeks, siis ta sai terveks. Et andeks andmises on vägi ja kui siin on ka täna inimesi, võib-olla teid on petetud või haiget tehtud, siis öelge, Jumal, ma annan kõigil inimestel andeks, kes on mulle haiget teinud või halvasti soovinud, sest et kui meie anname andeks teistele, siis Jumal annab meile andeks. Aga kui me ei anna andeks, siis ei anna meile Jumal andeks.
et hästi tähtis on olla alandlik ja alati andeks anda ja mitte hoida enda sees seda kõike, lihtsalt anda Jumalale üle. Ja võime ka palvetada õliga, ma olen õliga võidnud inimesi, Jakobuse 5:14 vist kohe. Tänu Jeesus. 5:14 just. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides, issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise. Usupalve, eks sa pead uskuma selleks. Ja issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Et kui sa palvetad kogu südamest ja sa ei palveta niimoodi, et Jumal, kas see on sinu tahe, siis teeda terveks. Me peame teadma Jumala tahet. Jumala tahe on Jumala sõnas kirjas. Ja Jumala tahe on, et me saaksime terveks, me saaksime päästetud. Ja sa pead selle haigusega käituma nagu vaenlasega, sest see haigus on kuradist ja sa pead sõitlema seda haigust, sest Jeesus ta sõitles tihtipeale. Tihtipeale mingid haigused, mis olid kurjad vaimud ja deemonid ja ta ajas need deemonid välja ja siis inimene sai terveks. Et tihtipeale on asjad vaimselt seotud üldse ja me peame olema püha oma juhtimise all, et ükskord sulle Jumal ütleb, et mine pane käsi peale, teinekord ütle sõna võia õliga. Proovige eksperimenteerida, ärge kartke ja astuge usus välja ja paluge, et püha vaim võia mind, sest et Jumala sõna ütleb, vaid te saate väe, kui tuleb teie üle püha vaim. Ja siis te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas, kogu Juudas, Samaaria, ilma maartani. Ehk siis, kui inimesel pole väge, siis ta võib väga palju saada, kuidas öelda, nagu saatan võib rünnata sind täiega. Ja Skebeduse või kuidas see oli? 7 poega, oli Sebeduse 7 poega. Nad proovisid ka, nad olid juudid. Nad kuulsid, et apostrid tegid imesid, tahtsid ka teha ja nad läksid, kasutasid ka Jeesuse nime, proovisid deemonid välja ajada. Ja teate, millega see lõppes? Et deemonid peksid ta läbi ja nad tegid paljaks ta. Et neil ei olnud seda meelevald, neil ei olnud Jumal isiklikult öelnud, neil ei olnud seda väge, Jumala väge ja võidmist. Neil ei olnud püha vaimu. Et kui sul on püha vaim ja kui Jumal on sind võitnud ja sa kasutad Jeesuse nime, siis kogu vaimne maailm reageerib sellele ja siis sul on edu. Ja üks asi, mis ma räägin teile veel, et kui sa veedad aega püha vaimuga, kui sa oled ka lähedane sõber, siis tema vägi on sinuga, tema ligiolu on sinuga, kui sa õpid teda tundma, ta lihtsalt kaudselt või tähedelt, siis ta on alati sinuga koos ja tunnustajad, imeteod, terenemised järgivad sind. Et kui sa ei tea veel püha vaimu, siis sa öelda püha vaim. Nad on tuttavaks saada sinuga, kes sa oled. Ja Jumal, kasuta mind, siin ma olen, võta mind. Et siin on haiged, kellel on mingi haigus, mingi valu, kes tahab täna saada terveks. Kas siin on inimesi, et võite õlge tõst käe püsti tõsta, lehvitada? On. Halleluja. Tänu Jeesus. Kuidas me teeme selle palve? Kuidas? Aha. Jaa. Palun lihtsalt tohiks oma koha peal püsti, et ei pea ette tulema, aga lihtsalt olge oma koha peal ja olge julgelt veel, kellel on mingi haigus, mingi valu, mis iganes, sa tahad terveks saada, praegu on sinu hetk. Jumala vägi on siin praegu. Tänu Jeesus, tänu selle püha vaim. Võib-olla siin on veel inimesi. Halleluja. Lihtsalt tõstke oma käed üles, võtke usus vastu ja jätke meelde, et Jeesus on tervendaja. Ja paluge, et püha täidaks teid. Ütle, püha täida mind. Siis ma tänan sind iga venna eest, iga inimese eest, kes siin on Jumal, kõik, kes on püsti, kõigil ühel, kes on mingi haigus või mingi valu. Jeesuse nimel, ma käisin seal lahkuda Jeesuse nimel. Las püha mu vägi langeb, püha mu ligiolu Jeesuse nimel. Ma kulutan tervist Jeesuse nimel, kõik haigused, kõik valud, lahkuge Jeesuse nimel. Ma kulutan täielikku tervenemist Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja, vabastan praegu püha mu väe, tervenemist võidmise, Korama sete breia. Jeesuse nimel kõik haigused, kõik valud lahkuge.
tänu Jeesus, halleluuja, halleluuja, täida püha vaim praegu igat ühte Jeesuse nimel. Halleluuja, las su võimas auhiilgus langeb, su võimas ligiolu. Halleluuja, tänu Jeesus, sinu peale paneme lootuse, sina oled meie kalju Jumal, halleluuja, tänu Jeesus, täielik tervenemine, kõik haigused, kõik valud lahkuge täielikult, 100% Jeesuse Kristuse nimel. Ma kuulutan Jeesuse vere võitu Jeesuse nimel. Halleluuja, võtke vastu usus. Amen. Tänu Jeesus. Ja kui te saite terveks, andke tunnistust teistele, see julgustab teisi. Ja andke, ärge mõelge, et ma lähen uhkeks või ma ei julge. See annab au Jumalale, see annab au Jeesusele, andke tunnistust. Jumalal on hea meel, kui sa annate tunnistust temast. Amen.